Perearsti vastuvõtul on 30-aastane meespatsient, kes kurdab parema põlve eespinna alaosas imelikku nahaalust vetruvat muna. Palpatsioonil on tuntav infrapatellaarselt vetruv tsüstias moodustis, läbimõõt umbes 4x3 sentimeetrit ning tekib kahtlus bursiidi suhtes. Patsient eitab traumat või vähemalt sellist, mida oleks teadvustanud. Teeme täpsustava ultraheli uuringu. Vaatleme vetruvat massi ja andur on transversaalsuunas ning näeme vedelikuga täidetud struktuuri. See leid toetab bursiidi diagnoosi ehk prepatellaarse bursiidi diagnoosi. Keerame anduri sagitaalsuunda ja leid on taas iseloomulik. Siin on ka näha mõned kambrid. Aga arvestades seda leidu, siis on näidustatud punktsioon. Patsient on protseduuri laual. Desinfitseerime põlve piirkonda. Kasutame selleks alkoholi alusel toimivat naha desinfektanti. Laseme kuivada, kuivatame uus kiht desinfektanti. Ja oleme valmis punktsiooniks. Arutasime patsiendiga tuimestuse teemal ja leidsime, et torge on torge ja kui me saame ühe torkega ka punktsiooninõela sisse viidud, siis tuimestust ehk ei tee. Nii, aga nüüd tuleb siis nahatorge, natukene valus. Ja nõel on viidud pursasse ning väljub kena helekollane läbipaistev vedelik eksudaat. Puudub septilise eksudaadi leid ning sellega me võimegi protseduuri lõpetada. Oleme saanud siit 15 milliliitrit eksudaati ning asetame piirkonnale steriilse tutiku ning komprimeerime seda elastse sidemega. Nii, plaan on ka nüüd selline, et jälgime, kuidas see piirkond käitub. Kui tekib taas eksudatsioon, siis süstime ka pursasse genaloogi. Aga praegu piirdume ainult punktsiooniga. Nii, asetame siia siis elastiksideme. Kuidas patsient ennast tunneb? Praegu väga hästi. Torge ei olnud nii valus kui ootasin. Selge. No, tark on natukene üle dramatiseerida, aga mitte liiga palju. Sest ega see tuimestus on ka niimoodi, et alguses on ta ka päris valus asi, nagu turvetaks klaasikildu naha sisse. Aga jah, mõõdukas surve äkki siis hoiab ära uue eksudaadi kogunemise ja patsiendi poolt ka režiim, et suurt koormust, pingutust tuleks vältida. Nii, aga võime sellega siis
protseduuri lõpetada. Hindame siis veel kord eemaldatud eksutaati. Ta on üsna vedel, selge, kollakas. Perearsti vastuvõtul on taas 30-aastane meespatsient, kellel teostasime. See oli nüüd, millal me teostasime? Poolteist nädalat tagasi. Jah, 10 päeva eest parema põlve ees pinna alaosa punktsiooni. Ja tegemist on vedelikuga täidetud moodustisega. Palpatsioonil on see kanamuna mõõtu ja punktsiooni järgselt see taastus päris kiiresti. Meie plaan on järgmine. Teostame karvade eemalduse piirkonnast ja korduspunktsioon ning viime ka pursasse ravimit Genaloog 20 milligrammi. Fikseerime piirkonna, nüüd on väike nahatorge. Nii. Alus ei ole? Ei ole. Okei. Teeme veel natukene. Kõik siin ära või? Sina ei saa. Nii, kuidas tunne on praegu? Tunne hea. Kena. Ja fikseerin siis siia peale paar tutikut veniva sidemega, et selline surve peaks siin olema peal. Loodame, et see protseduur siis aitab. Nii, natukene kergitage. Okei. Nii, jälgime siis ja loodame, et see asi siis enam ei kordu. Tegemist on siis sellise limapauna reaktsiooniga väikesele põrutusele, et teinekord siis tekib vedeliku kogum. Aga nüüd võib tõusta.